Kaunid daamid, see video on nüüd teile, et hoida immuunsust, hoida oma liikumist edasi sellel keerulisel ajal. Leia endale pehme alus alla, mille peal kodus treenida. See võib olla matt või paksem vaip. Ja mina olen võtnud kõige lihtsama abivahendi käterätik. See aitab meil siis hoida sümmeetriat ja hakkame pihta. Heidame pikali. Ja kõigepealt proovime leida siis selle stabiilse asendi, kuidas olla kõige toestatum. Aseta see rätik omale siia voldi kohta, kus reied algavad ja anna kerge surve rätikuga, et sa tunned, et see vajutab sul ristluu matti. Ristluu on siis see tugev plaat siin, mis on enne tuhara lihast, kuhu peale me siis oma põhitugi toepunkti asetame. Nii, anna väike surve, et sa tunned selle ära ja nüüd lükka jalad sirgeks, pane kannad kokku ja anna endiselt kerge surve rätikuga. Nii et sa tunned, et sul on hea mugav toetada. Ära kuskilt midagi pingesta. Nüüd hoia survet rätikul, kõverda jalad enda peale ja aseta see rätik reite taha. Nii. Nüüd endiselt katsu toetada reied vastu rätikut, et sa leiad selle ristlu tugipunkti maha. Hingad sisse ja lähme esimene harjutus 100. Sirutad, endiselt toetad rätikuga jalad siia vastu rätikut ja sirutad nad nii sirgeks, kui nad sulle lähevad. Nüüd sirutad rätiku reitest lahti ja hakkad kätega pumpama. Hingad 5 korda järjest sisse enda rütmi peale ja 5 korda järjest välja. Ja sisse 5 korda ja välja 5 korda. Ja muud, kui sirutad seda rätikut reitest lahti. Kui sul kael väsib ära, siis lased pea alla, aga pumpad kätega edasi ja tõused püsti esimesel võimalusel. Hoia kael vaba ja muud, kui siruta käsi rätikust lahti ja kõverdad tagasi jalad enda peale. Võtad jalad rätikult ära, sirutad matti ja sirutad rätikuga käed mitte täitsa põrandale, vaid siia kõrgemale taha suunas, et sa saad mõnusalt keha ringutada. Nüüd hingad sisse, vaatad otse ette ja rahulikult rullid aeglaselt üles. Ja sirutad selle rätiku sinna varvaste suunas ja aeglaselt õlad rahulikult alla, rullid alla tagasi. Ja natuke sirutad taha. Hoia õlad paigal, võid ka hoida käed otse lae suunas, vaatad aknast läbi ja nüüd siruta see rätik sinna varvaste suunas. Õlad on endiselt rahulikult ja rullid aeglaselt alla tagasi. Ja teeme 3 veel. Hingad sisse ja välja hingates sirutad ette. Ja alaseljast õlad on all, rullid alla, kannad püsivad koos, sisereie küljed püsivad aktiivsed. Ja sirutad ette. Ja alaseljast rullid alla ja kõverdad ja puhkad käsi. Nüüd aseta korraks rätik kõrvale ja toetama peopesad tugevasti matti. Kõverda parem jalg enda peale ja siruta seda jalga nii palju, kui ta läheb. Kui ta jääb natuke konksu, siis see on sinu lähteasend. Kui sul läheb täitsa sirgeks, hoia sirge jalg. Nüüd siruta varvas tugevasti lae suunas ja väga tähtis on sirutus, sest sirutus on see, mis aktiveerib ajus funktsiooni ja käivitab lihaskiud sirutuma millegi suunas. Ehk siis ta pikendab lihast. Kui me lihtsalt passiivselt hoiame, siis ta hakkab lühendama lihast, sest lihas hakkab hoidma seda rasket jäset siin üleval. Nii et katsu sirutada oma varvaslae suunas ja tee lakke väikseid ringe. Ja 2. Peopesad hoiavad tasakaalu ja puusad ei liigu. Need püsi väikselt ja sirutades. Ja teistpidi. 1 ja 2, 3, 4 ja 5. Kõverda jalg enda peale, anna talle mõnus venitus ja siruta jalg matti. Võtame teise jala. Nüüd jälle siruta nii kaugele, kui ta läheb. Aga tähtis on see, et sa kogu aeg proovid justkui suure varbaga lage puudutada. Toeta peopesad tugevasti matti ja teed väiksed ringid. 1 ja 2 ja 3. Ära kaota sirutust.
ja 5, hoia, siruta veel rohkem, aga puus on maas. Lihtsalt mõtle, et sa tahad varbaga seda lage puudutada ja teistpidi 1 ja 2. Ja see annab mõnusalt sirutama kõik need lihased reie tagant, mis on pingesse jäänud. Ja kõvertad enda peale, mõnusalt venitad. Aseta jalad kokku, lõug rinnale ja rullid istukile. Nüüd tõstad oma puusad siia kandade juurde, näete, ma tegin niisuguse liigutuse, sest see automaatselt käivitab ka kõhulihased. Võtad siit hüppeliigest ümber kinni ja hoiad pilgu oma suurtel varvastel. Tõmba kõhulihasse vastu selgroogu, mõtle, et sa tõmbad hästi kumeraks ja rullid alla, üles ja hoiad tasakaalu. Siin nüüd tahavad väga hakata õlad aitama. Hoia õlad hästi rahulikud ja iga kord, kui sa jõuad üles, peata korraks, kontrolli, kas õlad on rahulikud, kas su pilk on sinu suhtel varvastel ja kas su käed on toetavad jalgu piisavalt. Ja 2 veel. Ja hingad välja üles ja hoiad tasakaalu. Ja viimane. Isegi mul kipuvad vahel õlad aitama üles. Et iga kord, kui üles tuled, kontrolli, lõdvestan õlad ja lähed uuesti. Nii. Aseta jalad maha ja istu jälle puusad taha poole ja heida pikali. Nüüd, tegelikult, enne kui sa pikali heidad, pane omal juba jalad paika. Pane jalad täpselt puusalaiuselt. Ja seda puusalaiust me võtame selle puusakondi mitte nende kaunistuste järgi, mis meil seal on. Nii et puusakondi järgi tõmbad siit nagu juti põlv ja jõuad siia varba, keskmise varbani. Et see on see joon, mis on siis nii-öelda paralleelne asend. Toeta tugevasti tallad matti, nii et sa hoiad siit kinni, kui sul on vaja. Võid ka siit toetada ja rullid rahulikult selja matti. Aseta jälle oma peopesad matile. Vaata, mul jäid jalad natuke kaugeks, nii ma tõstan nad natuke lähemale. Nii, oluline on see, et nüüd me saame seda puusavöödet rullida natukene edasi-tagasi, et sa natuke liiguta teda, et sa tajud, kus ta asetseb. Nüüd leiad jälle selle ristluu ja nüüd hakkad teadlikult tõmbama ristluud enda poole ja vaikselt rullid puusad õhku. See on nüüd juba päris raske asend. Siin on väga tähtis, et sa peopesadega toetad ja hakkad tegema minipõlvetõstet. Ja siin on nüüd tähtis see, et tuhar on see tuharlihas, mis toetab oma puusi. Peopesad toetavad alt ja teed rahulikult hästi väikse põlvetõste. Ja sa tunned, kõik kerelihastik on tugevasti töös. Ja muudku hoiad puusad üleval, katsu, et rindkere oleks vaba, pane vahepeal käsi endale rindkere peale ja lõdveste rindkere. Ja küll, rullid alla. Korraks puhkad, rullid jälle puusad õhku, hoiad. Leia kõigepealt see kindel asend, ennem kui sa alustad harjutusega. Tunned, peopesad toetavad, rindkere on vaba, kael on vaba, kõverta parem jalg enda peale ja jälle siruta see varvas lakke. See on juba iseenesest raske asend, nüüd hästi siruta see jalg alla, puusad ei vaju ja üles ja alla ja üles ja alla ja üles. Kõverda, tood jala alla tagasi. Võtad teise jala, siruta üles ja sirutad alla, üles, alla, üles. Katsu toetada peopesadega rohkem, hoia tuhar töös, ära viili ja rullid alla. Tublid. Nüüd lükka jalad sirgeks, rullime uuesti istukile ja lähme rühiharjutuste juurde. Nüüd võtame uuesti selle rätiku ja tõuseme püsti. Võtame nüüd selle rätiku kätte, see on kõige tavalisem niisugune suuremapoolne käterätik, mitte saunalina, ja keerame talle sellise vindi peale. Just, et on niisugune mõnus pikk vorst meie käte vahel. Nüüd võta see ühte kätte ja vaatame korraks selle seisuasendi üle. Siin me samamoodi, nagu enne pikali olles, asetame kannad kokku ja varvaste vahel on umbes enda rusika laiune või isegi väiksem vahe, et sul on võimalik pigistada ka seistes kannad kokku. Just. Ja selle tulemusena, tegelikult kui ma selja tagant näitan, kui sa sirutad
Niimoodi, et sa jätad kannasurve, siis tuhar ja reie tagused automaatselt aktiveeruvad töösse. Nii, seisame. Lükka selg sirgeks. Nüüd oluline on see, et see põlvest ei läheks lukku, vaid hoia kerge pehmus põlvedes ja võtame selle rätiku kätte. See on nüüd legendaarne towel series, mille Joosep Pilates välja töötas just rühi hädade parandamiseks. Sirutame selle rätiku enda ette, hoia tast tugevasti rusikatega kinni, võid isegi natuke vist kitsamalt võtta, ma võtsin liiga laialt, teil on vähem oma õlalaius. Ja nüüd otse kõverda see rätik endale rindkere juurde, nüüd jälgi mu küünarnukke. Küünarnukid on samal kõrgusel kui ranne. Ja sirutad ette, jälgi vahepeal põlved ei lukustuks, kõverdad selle rätiku otse rindkere ette ja sirutad. Ja kõverdad. Sa võid kergelt tõmmata seda rätikut. Sa tunned, kui tugevasti ta aktiveerib kõik rühilihased, mis on siis, eks ju, seljalihased, kerelihased, külgmised lihased, kätelihased ja sa tunned seda isegi, ma tunnen kukla taga ka koormust. Ja teeme ühe korra veel. Näitan külje pealt ka. Ja kõverdad, nii küünarnukk ei vaju alla. Nii, nüüd siit samast tõstad käed enda peas siis ettepoole, nii et kui sa silmad lihtsalt tõstad üles, sa näed seda rätikut. Ja esialgu kõverdame ülevalt alla rindkere ette. Ja kõverdad. Nüüd, kellel ei ole õlavaevusi väga tugevaid, siis võib kohe proovida ka kukla taha ilma, et sa pead liigutad. Ja kõverdad ja sirutad. Ja kõverdad. Et esimene asend oli meil rindkere ette, kui õlad on liiga pinges ja teine variant on kukla taha. Ja teeme mõned veel. Ja puhkad. Viimane harjutus tänase treeningu lõpuks. Tõstame uuesti käed üles. Nüüd jälle kergelt tõmba seda rätikut mõlemas suunas ja painutad küljele. Ja hingad sisse. Jälgi seda, et rätik püsib kogu aeg sinu rindkerest eespool. Ehk siis, kui ma lihtsalt tõstan silmad üles, ma näen kogu aeg rätikut. Ja sa mõnusalt venitad oma küljed läbi. Selle seeria Joosep Pilates töötas välja siis selleks, et iga hommiku, kui sa pesed hambaid, pärast hambapesu sa võtad rätiku ja teed oma rühiharjutused läbi. Need kaunid daamid, head Pilatest!